Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere tennisesõber! Matchpalli podcast 12. juulil läheb salvestamisele hilistel õhtutundidel pärast Eesti meistrivõistluste meesüksikmängu finaali, milles Vladimir Ivanov alistas 7-6, 7-6, 6-2 21-aastase Kristjan Tamme. Auhinnarahana teenis 32-aastane nüüdne 7-kordne Eesti üksikmängumeister 1000 eurot, lisaks veel sama palju maksva kohvimasina ning Tallinkilt 5000 eurot võistlusreiside toetuseks. Tänase saate eesmärk oli tegelikult stuudiosse tuua mõlemad finalistid, aga kuna Ivanov tõttas otse mängult vanaisa 90. juubelile, siis salvestasime temaga intervjuu kohe pärast autasustamist. Kuulame selle ära ja tuleme juttudega stuudiosse tagasi. Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Vaba, palju õnne, 7. Eesti meistritiitel. 7 on palju ülesam number kui 6, eks? Kindlasti, jah. Kui väga sa seda 7. jahtisid? Ausalt öeldes ei tulnud Eesti meistrivõistlusele nagu võitma võib-olla, kuna viimasel ajal vorm ei olnud kõige parem ja tulin pigem mängima, et rohkem mänge saada ja enesekindlust võib-olla leida. Üldse ei olnud mingisugust eesmärki Eesti meistriks tulla, kuna kõik mängisid kaasa, välja arvatud Jürgen Sopp ja ma ei saa öelda, et võistlustel oli võib-olla mingisugune kindel favoriit, et Kenneth Raismaa viimasel ajal mängib hästi, Kristjan Tamm viimasel ajal hakkas paremini mängima, Siim Troost, et mina ei olnud kõige paremas vormis, et oli päris keeruline öelda ja ammu ei ole Eesti poisid oma vahel nagu tõsiselt mänginud ja oli päris keeruline ennustada, kes võiks nagu meistriks tulla. Ja ma arvan, et see on läbi aegade kõige magusam selline meistritiitel, kuna meistrivõistluste tase on läbi aegade, ma arvan, praegu oli üks tugevamaid ja olid tasavägised mängud ja ma jäin ka oma mänguga väga rahul. Tänasest mängust rääkides, mis sa arvad, mis selle võidu võti võis olla, et see 3 seti ka sinu koju ära tuli? Ma arvan, et Kristjanile võib-olla ei olnud täna piisavalt kannatust, et ta tahtis sellist aktiivset mängu mängida. See temal väga õnnestus esimese seti alguses ja siis hakkas natuke ära vajuma. Hakkas väga palju vigu tegema ja mina praktiliselt 3 seti jooksul väga palju ei pidanud midagi tegema. Ma lihtsalt hoidsin tempot, natuke proovisin ta liikuma panna ja ise väga palju aktiivselt punkte ei võitnud, pigem tema vigade peale. Aga ma arvan, et kui ta hakkab natuke stabiilsemalt mängima, siis kindlasti läheb mul väga raskeks temaga. Viimast seti alustasid servimist enesekindlalt, teadsid, et selle game'iga saab mäng läbi? Ma arvan küll, jah, juba siis, kui oled juba 2 seti ees ja siis servid, siis ma hakkasin juba mõtlema, et mis tunne võiks juba vastasel olla. Ma saan aru, et me oleme juba 2,5 tundi mänginud ja ta saab aru, et ta on ikka seal samas kohas seal nagu stardis, et tal on vaja 3 seti veel võita ja tõenäoliselt sealt leida mingisugust mentaalselt sellest pauk on päris keeruline ja ma teadsin, et väga ta ei hakka seal proovima. Kohvimasin oli kodust puudu? Jah, täpselt nii. See 5000 eurot võistlustoetus kulub ka kindlasti mareks ära? Kindlasti, leiame selle ka kuhu panna. Kui suur see summa on, mitu turniiri sellest saab sõita? Sõltub muidugi, kui võtta näiteks kuskil Euroopas, siis ma arvan, et 4-5 turniiri võib rahulikult. Sõltub jällegi sellest, kas sa mängid mitu turniiri järjest ühest kohast või sa lähed 9 turniiriks näiteks. Ma arvan, et selle raha eest saab võib-olla 6-7, ma arvan, kui mängida kuskil Kesk-Euroopas ja enam-vähem ühes kohas. Mis su lähiaja plaanid nüüd pärast seda Eesti meistrivõistlust? Praegu tuleb üks rahvusvaheline turniir Pärnus ja siis ma võtan võib-olla väikse pausi ja augustis mängin ka
ka rahvusvahelise turniiri tõenäoliselt Moskvas ja Helsingis. Oled sa mingi eesmärgi ka selleks aastaks seadnud, kus sa tahaksid jõuda, kus olla? Praegu eesmärk on päris keeruline panna, kuna vorm ei olnud kõige parem viimasel ajal ja ma ei jäänud sellega väga rahul ja viimasel ajal rahvusvahelisel tasemel on hästi palju muudatusi toimunud selle rankingu süsteemis ja päris keeruline. Meil tuleb nüüd uuendus augustist ja päris keeruline sealt midagi prognoseerida, mis ranking kellel tuleb ja kui tugevad tulevad need turniirid. Ja turniiride arv on vähenenud sel aastal ja sellega tuli ka see, et turniirid on muutunud tugevamaks. Keeruline öelda, mis aasta pärast teed, aga mis sisetunne praegu ütleb, tahaksid tiitli kaitsma tulla? Kindlasti. Ma arvan, see on väga hea traditsioon Eesti meistrivõistlusi mängida, aga ma nii kaugele ei vaata. Eesmärgid on olemas nagu hooajaks, mängin hooaja ära, siis vaatame edasi. Aitäh, jõudu sulle. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink. Matšpalli saade läheb eetrisse otse Eesti meistrivõistluste meesüksikmängu finaali järel. Meil on stuudios lisaks Gunnar Lehestele ja Riho Kallusele Eesti meistrivõistluste värske hõbe, seekord Kristjan Tamm. Tervist! Kristjan, räägi, mis toimetasid tund aega pärast finaali kaotust? Läks sul üks protseduur oli vaja jutumärkides kiirelt ära teha? Jaa, mul oli dopinguproov, aga seekord läks sellega väga kiiresti. Sain asjad tehtud. Oli see su esimene või oled varem ka pidanud? Ei, ma olen varem ka teinud. Aga räägime mängust, Riho, nii palju kui sa nägid, nii pole võib-olla Kristjani kuuldes ilus öelda, kas võitis õige mees? Põgusalt Kristjaniga juba rääkisime natukene, et Kristjan ise ei olnud ka vist kõige rohkem rahul nende tiebreaki mängudega ja lõppudega, seal seti lõppudega, aga üldjoontes jah, ma nägin, jah. Võib-olla Kristjan ise, mis sa värskete emotsioonide põhjal ütled, et mille taha täna see mäng võis jääda? No liiga palju lihtvigu oli, palju oli selliseid väikseid vigu. Et, ma arvan, kui neid ei oleks teinud, siis oleks asi võib-olla teistmoodi läinud. Aga selles mõttes Vova oli tubli, et mängis stabiilselt ja ei teinud lolle vigu, nii et. Ma küsisin just peale finaali ka Vova käest, et kuidas sa hindad oma mängu Eesti meistrivõistlust versus see, kui sa oled nüüd tuuri peal, ta arvas, et ta ei ole poole aasta jooksul nii head turniiri mänginud. Et ütles, et ta tegi väga hea esitluse ka. No see oli teil 3 kuu jooksul juba teine matš kohtuda Ukrainas ITF-i turniiril. Avaringis läksite samuti kokku, et kui palju see mäng nüüd sellest erines, seal sa võitsid 3 setis, seal oli 3 parem, seekord oli 5 parem, kaotasid 3 setis, aga kuidas see mängupilt erines ja mis vahe oli? No ma arvan, tema seal ei mänginud nii hästi, kui ta mängis täna. Aga mina arvan, seal mängisin vähekene tagajänalt, nagu mul ei olnud nii palju neid lihtvigu, et tagajänalt võib-olla mängisin seal väheke paremini, aga ma ei tea, ma arvan, põhiline oli see ikkagi, et Vova mängis täna paremini, kui ta mängis seal Ukrainas. No, esimene set sinu poolt oli ka täiesti soliidne ju tegelikult, et eeskäsi töötas, serv töötas, ässasid tuli Robinal. Kas see tiebreaki kaotus kuidagi võis siis natuke rivist välja lüüa? Ei löönud. Ma ei lihtsalt tähtsad hetked kuidagi ei õnnestunud, tegin seal 2 topeltviga ja mõned siuksed lihtsad vead, mis oleks pidanud minu punktiks tulema, aga ei rivista otseselt niimoodi välja ei löönud. No, kõrvalt vaadates oli näha, et väga palju Vova pommitas sulle tagakäele, et tundsid ise ka, et Vova leidis su nõrga koha täna üles? Ma ei ütleks, ma arvan, ma isegi eksisin eeskäega täna rohkem kui tagakäega. Et selles mõttes oligi minu jaoks nagu tegin palju siukseid halbu vigu, sest et eeskäsi mul on teadaolevalt tugevam löök, et jah, sealt nii palju ei tohiks eksida tavaliselt. No, Vova oma intervjuus ütles, et tema tuli sellele turniirile eesmärgiga lihtsalt enesekindlust saada, et see meistritiitel ei olnud nii selge siht. Kuidas sinuga oli? Mis sa nädala alguses
uskusid, lootsid? ei, ma tulin ka häid mänge saama, et Estikatel on selles mõttes hea, et siin saab seda 5 paremat mängida esiteks, sellega saab kindlasti enesekindlust juurde, sest et 2017 aastal, kui ma ära võitsin Estikat, siis ma peale seda olin ka nagu hästi siuke enesekindel. Et need 5 paremad mängud annavad siukest head rütmi ja siukest nagu stabiilsust ja mängurahu ka. Kuidas sa tänast mängu oma eelmiste ringidega võrdled? Olid sa täna siis niivõrd palju kehvem või lihtsalt vastane oli niivõrd palju parem kui Kennet näiteks eelmises ringis? Kui ma võrdlen tänast mängu Kenneti vastu mänguga, siis no Kenneti vastu ma mängisin paremini. Nagu mul neid väikseid aute ei olnud nii palju ja olin palju agressiivsem. Et täna ma kuidagi jäin liiga palju voova mängu mängima, et siukest kõigutamist. No mitte päris kõigutamist, aga sellist siukest vähe passiivsemat mängu, mis minul tavaks on. Et ma oleks pidanud kindlasti agressiivsemalt mängima ja võrku järgi minema. No siit edasi lähed sa Pärnusse, saan ma õigesti aru. Turniiri direktor võib kohe kinnitada, kas see on tabelis sees või ei ole. Põhitabeli mängija, Kristjan Tamm, põhitabelis juba sees. Et mis mõtetega või lootustega sinna lähed? Oled vastaseid ka vaadanud, kes sinna üldse kokku tulevad? Ma ei ole üldse vaadanud, kes seal mängivad, aga no ikka lähen võitma selles mõttes, kes ei läheks turniirile võitma. Kui kaugele see ITF-is kõige kaugemale oled jõudnud, et peast? Praegu on veerandfinaal on laeks jäänud kahjuks. Sina ja Riho oma seda turniiritabelit vaadates, tabelit veel koos ei ole, aga Futures turniiridel on väga raske seda alati öelda, need rankingud ei pruugi üldse näidata, tulevad noored peale, mõned ei ole vahepeal mänginud, väga raske on nagu selle jälgi ennustada tavaliselt, et kes seal üldse võivad nagu seal olid teinekord väga suuri üllatused, mehi oli, keda sa ei tea üldse, mängivad väga hästi, nii et see on väga keeruline. See on natuke teine teema on kõrgematel turniiridel, kus on tõesti nagu üsna paigas, aga et ma arvan, et see on tõsiselt huvitav, meil on ju väga palju Eesti poisse ka seal võistlustules. Füüsiliselt jäid sa sel nädalal terveks, midagi nagu selle taha järgmine nädal ei tohiks jääda, eks? Ei, füüsiliselt ma tunnen päris okeilt ennast, et ei ole üldse hullu. Kuidas sa kaotusi üle või välja elatavad, sest kuidas sa nendest üle saad? Käid dopinguproovis? Jaa, käin dopinguproovis. Siis ongi välja lastud. Ei, aga tegelikult? Ma ei teagi. Viimasel ajal ma olen nagu üritanud mitte nii südamesse võtta, sest et see on ikkagi tennis ja neid turniire tuleb kindlasti palju veel elus, et ma ei tea, ei ole mõtet nagu seda ühte kaotust põdema jääda, pigem võtad kõik välja, mis sa nagu õppisid sellest mängust ja proovid parandada neid asju, et järgmises mängus mitte neid teha. Et ma ei tea, viimasel ajal ma enam ei põe nii palju. Väiksena ma põdesin väga, väga hullult nagu neid kaotusi. Aga siis on nagu raske üldse turniire mängima minna, sest et sul on kogu aeg nii suur pinge peal, et kui sa kaotad, siis on nagu elu läbi, aga tegelikult ei ole vahet. Tuleb uus turniir ja uus mäng ja teed paremini ja kõik on hästi. Mis see nagu murdekoht oli? Sa ütlesid, et sa väiksena elasid väga üle raskelt, et mis hetkel siis nagu see suureks saamine või täiskasvanuks saamine toimus? Ma ütleks mingi eelmise aasta lõpupoole oli siukene, et kus ma enam nii palju ei põdenud neid kaotusi. Et jah, ma ei tea, vanusega tuli järelikult, ma ei tea. No üks põhjus, miks sa siin oled, on ka sellepärast, et sa õpid Patrick Mouratoglou akadeemias. Hakkame sealt kuskilt otsast pihta, kaua sa oled seal olnud, millal sa sinna esimest korda jala üle ukse viskasid? No esimest korda ma läksin sinna novembris enda proovinädalatele. 2018 november? Jah, 2018 november. Ja ma ei tea, mulle väga meeldis seal ja trennid olid head ja treenerid olid head ja siis otsustasime, et jääme sinna. Et siis õige asi algas jaanuarist alates. Kas sa käisid teistes akadeemiates ka vaatamas? Jaa, ma käisin Valencias mingis akadeemias ja ma pidin Tšehhi ka minema, aga kuna mulle seal Mouratoglous meeldis nii väga, siis me otsustasime, et ei lähe sinna Tšehhi. Et mul, ma ei tea, minu arust seal ei ole olemas paremat kohta tennisistile kui Mouratoglou, et seal on reaalselt kõik asjad olemas, mis sul vaja on. Kõik füsiod, taastumine, ma ei tea, väljakud, jõusaalid, kõik on olemas. Et ei näinud põhjust mujale minna.
kuidas sinna sisseastumine üldse käib, kas keegi peab sind märkama, pead sa ise kellegagi ühendust võtma, ma ei tea, oma videosid saatma või kuidas sinna sisse saab? Meie Rihoga ilmselt sinna ei saaks. No mina ikka, ma võin. No, jah. Riho, ma arvan. Sinna sa võid ise sinna ka täiesti minna, et mina sain tänu Allarile, et Allar orgunnis selle kõik asja, et suur tänu temale selle eest. Allar Hint, Eesti Tenniseliidu peasekretär, kes siis ei teadnud. Jah. Ja aga seal on muidu selline asi on ka olemas nagu Champ Seed, et siis nad käivad, need treenerid, Moratoglu treenerid käivad Grand Slam'e vaatamas juuniorite ja siis, kui on keegi siuke prestiižikas mängija, siis nad kutsuvad neid sinna, seal on siis nii-öelda Champ Seedi nädal, kus nad siis otsustavad 2 nädala jooksul, et kas on mõtet võtta see mängija sisse või ei ole, aga siis nendele on see nagu tasuta minu arust või on hästi odavalt. Aga nii-öelda nagu lihtsalt suure rahakotiga ei saa sinna? Ma ei tea, ei oska öelda. Et niisugused, kes tegelikult nagu väga hästi tennist niisugused mängijad väga ei ole seal? No sellised ma ei ole näinud jälle. Ainult seal on nagu need kooli omad on ka, et neil on nagu vähe teine asi. Aga seal pro-tiimis ei ole sellist venda, kes mängida ei oska, sükast asja seal ei ole. Ühesõnaga, läksid sinna ja kohe pandi sulle isiklik treener ka peale või kuidas siis, mis siis järgmine samm oli, kui sa juba sinna sisse olid võetud? No mul seal on see üks peatreener nimega Julien Jean-Pierre ja tema siis algul tegime trenni temaga koos ja siis peale seda, kui otsustasime jääda, siis sain nagu nii-öelda enda travel coach'i ka. Et siis mul on nagu põhimõtteliselt 2 treenerit. Üks on see, kes siuke nagu overview on asjadel, et ta nagu annab nagu infot sellele travel coach'ile, et mida teha ja kuidas teha. Ja siis see travel coach ka nagu, nad põhimõtteliselt kahekesti siis treenivad mind. Travel coach käib siis turniiridel kaasas ka? Ja no koha peal teeb trenni ka, et see täiesti nagu oleneb, kuidas, sest et need põhitreenerid on Grand Slamide ajal on alati ära, et nad on alati Grand Slamidel. Kas sa travel coach'i jagad kellegiga või sul on? Jaa, jagan. Mul on üks Bulgaaria kutt, on Aleksander Donski, kes tuleb ka Pärnusse mängima. Siis on üks Jaapani kutt, Naoki Tajima, kes tema vist ei tule. Ja seal vahetub, aga meie 3 oleme nagu põhiliselt. Travel coach tuleb siis Pärnusse ka? Jaa, tuleb. Saad sa tema nime ka öelda? Jaa, Patrick Sebastiani. Oled sa nende taustu ka uurinud, et kui nimekad tegelased nad tennisemaailmas on? Patricku kohta ma nii väga ei tea, aga Julian, see, kes mul nii-öelda see põhitreener siis on, tema oli juuniorites maailma esimene kunagi ja vist mingi 18-aastaselt oli isegi siuke 120 ja ta mängis nagu väga hästi, aga siis tal juhtus väike õnnetus, ta väänas hüpeka niimoodi välja, et ta saanud 2 aastat tennist mängida ja siis oligi karjääriga kõik. Sa oled seal nüüd peaaegu pool aastat, vist ongi üle poole aasta olnud. Ja. Mis sa isiklikult oma keha peal füüsiliselt tunned, mis see kõige suurem kasutegur sellel Moratoglu akadeemial on olnud sinu mängule? No kindlasti ma olen stabiilsemaks läinud nagu kui mängijast, et varem mul oli selline nagu näiteks tagakäel oli suur auk, aga nüüd minu arust sellist asja nagu ei ole enam. Suur auk, sa mõtled siis, et ebastabiilne? Jah, et sinna põhimõtteliselt mängisid siis mingi hetk sealt lagunes ära, et nagu nüüd enam sellist asja ei ole. Ja füüsiline vorm, no ma olen hästi palju alla võtnud, ma olen 8 kilo alla võtnud, et mis need numbrid on siis? Ma olin enne, kui ma läksin sinna novembris, ma olin 83 ja nüüd ma olen mingi 75. Et see nagu, see muutub, aga see tuleb mitte ainult trenniga, vaid ka toitumisega? Ka toitumisega, jah. Seal on hästi selline nagu tervislik söök, et magusat ja sükst asja väga ei söö. Ja jah, siuke füüsiline ja no ma ütleks, et vaimne stabiilsus on mul ka paremaks läinud. Et vahest ikka tuleb see vana Kristjan ka sisse, aga seda nüüd juba vähem. Milline see vana Kristjan on? Siuke närviline ja ei kontrolli midagi. Kui me teame ju, et Moratoglu istub alati Serena Williamsi boksis, et kui palju sa seal akadeemias selliste superstaaridega kokku puutud või kas sa saad treenida ka selliste päris tipus olevate mängijatega aeg-ajalt? Jaa, ma olen nüüd viimasel ajal olen teinud mõned trennid Papüriniga, siis ühe korra tegin Benoit Pairiga, siis ühe juunioriga, kes võitis Australian Openi ära, Lorenzo Musetti.
ja Holger Runega olen ka teinud, et nemad on nagu praegu põhilised olnud. Wozniakiga tegin ka ükskord, aga no staarid seal, ma ei tea, väga ei käi nii tihti. Milline see Wozniakiga trenn välja nägi, et üks lööb nagu mees, teine lööb nagu naine, et kuidas, see oli tavaline sparr või panite punkte ka? Ei, punkte ei mänginud, me lihtsalt lõime koha pealt ja siis mingid harjutused, et midagi erilist. Aga kuidas see käib, et treener otsustab siis, et kelle jaoks sa valmis oled või kuidas see staaride trenni toomine käib, et miks just sina ja tema kokku said? Ma ei tea, meil on iga õhtu saadetakse lihtsalt homne nii-öelda päevakava ja siis sealt vaatad, kellega mängid. See muutub kogu aeg, et seal on hästi positiivne ongi see, et sa saad hästi palju erinevate mängijate mängida. Palju sa seal aastas füüsiliselt kohapeal oled? See toimub, see on kõik kompleks on Nice'i lähedal, eks? Mis selle väikse linna nimi oli? Sofia Antipolis. Et palju sa seal aastas kohapeal oled, enamus ajast ikkagi turniiridel? No ma üritan ikka nii teha, et mingi siuke 2-3 nädalat võistlen ja siis kas nädal või 2 teen trenni. Et üle 3 nädala mul on suht raske ühe koha peal võistelda. Aga kui kohad muutuvad, siis ei ole nii hull. Aga siuke 3 nädalat on siuke minu maksimum järjest mängida, et siis peaks nädala trenni tegema. Ja siis selle nädala aega oled kõik seal väikses linnas? Jah. Teil on seal mingi hotell või kuidas teil seal elamine on? Seal on siuke nagu ühikataoline asi. Seal on hotell ka, aga ma ööbin seal ühikas. Sul on mingid toakaldsed ka siis? Jah, üks on šveitslane, üks on venelane. Kui kõval tasemel nemad mängivad? No nad mängivad samu turniire, aga nad on rankingus on madalamal kui mina. Ja mis see siis päevakava on? Hommikul rivistus nagu sõjaväes või antakse ikka aega süüa ka? No 7:20 on tavaliselt äratus ja siis kohe sööma ja tavaliselt on 8:30 on soojendus hakkab. Kõigile? No oleneb. Oma grupis? No oleneb sellest päevakavast. Mõnel hakkab alles 9:30 füss näiteks või no see on täiesti oleneb. Aga kui sa võrdled oma nagu varasema perioodi nagu Eestis treenides, kas su intensiivsus, treeningmahud on suurenenud, muutunud kvaliteetsemaks teistmoodi, mis on nagu need põhilised erinevused? Ma ütleks, et jah, trenn on rohkem, sest ma põhimõtteliselt olengi väljaku peal hommikust õhtuni. Trenni kvaliteet, ma ütleks, on ka parem, sest et meil on ainult kogu aeg 2 mängijat väljaku peal, meil kunagi ei ole 4 mängijat, no üliharva, kui kas sajab või siis ei ole väljakuid või midagi sükst, aga muidu on kogu aeg 2 mängijat väljakul. Ja see trenni siuke intensiivsus on nagu vähe teistsugune kui Eestis. Eestis võetakse nagu asju veits rahulikumalt. Seal pannakse nagu täie tambiga kogu aeg, et vahepeal on siuke tunne, et ei jaksa üldse enam joostama. Et on sul neid selliseid raskeid hetki ka olnud, kus sa tunned, et sa ei jõua teistega sammu pidada? Ei ole kusjuures. Ma tunnen, et ma olen füüsiliselt suht tugev ja siuke vastupidav, aga õhtuti vahest on küll siuke tunne, et no ei jaksa üldse enam. Ja vahepeal ei saa hommikut isegi, mul on voodis on redel, ma pean alla ronima, vahest ei saa isegi redelist alla. Oleks lifti saada. Lihased on nii valusad. Kuidas seal see taastumine on korraldatud? Me teame, et Eestis võid sa küll treenida nagu maailmameister ja Wimbledoni võitja, aga taastumine on meil siin kohalikul tasemel nagu on, et arsti järjekorda pead ootama 6 aega ja nii edasi, et kuidas teil seal kogu see taastumisprotsess on korraldatud? No seal see on uskumatu asi, et nii kui sul juhtub midagi kohe, sekundi pealt saad füsio juurde ja see füsio on räigelt hea, no ta on minu arust tegeles Maria Sharapova kunagi, kui ma ei eksi. Ja see on nagu, selle kohta mul ei ole ühtegi halba sõna öelda, et see on nagu kohe saad kohe, aga absoluutselt kohe. Ja sinuga tegeletakse ka nii palju, kui lõpuks asi korda saab. Mul oli just hiljuti mingi 6 aega tagasi läks hüpekas. Ja ma pidin 4 päeva pärast turniirile minema uuesti ja mul reaalselt tehtigi 4 päevaga hüpekas korda. Nii et ma sain turniiril täiega mängida juba. 3 korda, 4 korda päevas käisin füsio juurest, kogu aeg ta tegi mulle mingeid asju, mingeid harjutusi. See oli nagu, see on seal väga hea, see füsio pool. Kas sealt alates sa mängidki nende hüppeliigas ja tugedega, mis sul? Jaa, pean mängima, jah. Mingi perioodi nagu veel siis? No ma trennis mängin ilma ja paaris üritan ka ilma mängida, aga üksikus
pikad mängud ja Liiva väljaku peal ka ei tea kunagi, kuidas see väljak võib olla, et peab mängima igaks juhuks, see on lihtsalt nagu sihuke, peab hoiduma sellest, et ei läheks, noh. See soovitus tuli sealtpoolt kaasa, et sa ei tulnud ise selle peale? Jah, sealt ju. Et kui midagi juhtub, mingi vigastus, mille silmaga näha ei ole, et uuringud ja kõik asjad korraldatakse kõik seal või on mingi meditsiinikeskus või haigla eraldi? Ei, seal on mingi meditsiinikeskus on seal lähedal, millega nad teevad koostööd, et mul oli ka, kui see hüpekas läks, kohe sain need pildid, kõik asjad tehtud, et kõik oleks nagu okei. Mis sa tunned, mis milline mänguelement sul nüüd kõige suurema arenguhüppe on teinud? No servi kiidetakse sul ja seda on ka statistikast näha, et serv töötab küll, et aga kuidas ise tunned? No serv on mul terve elu nagu kõige kõvem relv olnud, nii et ma selle kohta, ma ei ütleks, et see asi nüüd nii palju arenenud on. Ma ütleks, et mul on kõige rohkem arenenud, kindlasti on liikumine kõvasti paremaks läinud ja tagakäsi, ma ütleks, et ta on nagu palju stabiilsemaks läinud, kui ta varem oli. Varem ma ei saanud üle 3-4 palli ei löönud väljakusse. Et nüüd ma tunnen ennast suhteliselt kindlalt sealt poolt. Isegi kui ma eksin, siis on siuke viga, et nagu ma lõin palli, ei olnud sellist nagu tagasihoidmist või siukest toksimist. Kas treenerid panevad sulle ka mingisugust survet peale selle koha pealt, et mingid eesmärgid aasta lõpuks, mingid on vaja kuhugi jõuda, midagi saavutada või see on niimoodi, et siukest asja ei ole? Ei ole, mul lihtsalt treener tahab mind, esialgne eesmärk on meil top 200-sse saada ja siis sealt nagu järjest edasi, et praegu me töötame selle kallal. Top 200 siis ITF-i? Ei, juba ATP? Jah. Kui pikaajaline see eesmärk on? Top 200 selle aasta lõpuks? Selle aasta lõpuks raske. Ei mängi enam välja. Ei mängi välja. Aga ma arvan mingi siuke paar aastat, et siis nagu võiks olla. Et siis sealt nagu edasi. Et see kõigepealt jõuame sinna 200 sisse, siis vaatame edasi, kuidas on. Et ma arvan, nagu mäng on mul selle jaoks olemas, lihtsalt peab kõik siuksed väiksed pusletükid kokku panema. No olgem ausad, see üritus ei ole sul tasuta kätte tulnud, et sul on mingid toetajad ka ikka taga, eks? Jaa, mul on toetajad ja Tallink toetab mind, Merko toetab mind, Eesti Tennise Liit toetab ja üks siuke eraldi toetaja on ka, et Andras Kaasik, et ma ilma nendeta kahjuks see tennisvärk, ma ei usu, et oleks nagu võimalik, et see on suureks abiks ja ma olen väga tänulik, et nad toetavad mind. Kes sul need toetajad on välja ajanud, kes su lobitööga tegeleb? No Eesti Tennise Liit on kindlalt aitanud ja isa on mul kindlalt ajanud neid asju ja ühe selle sponsori ajas mu emaga välja, et Nike, kus ma riideid saan, et see ka, et sealt saan riideid tasuta, et see on ka siuke ekstra väga, väga suureks abiks olnud. Millal sa nüüd jälle sinna akadeemiasse tagasi lähed? Kuidas sul see turniirigraafik nüüd pärast Pärnut edasi välja näeb? Peale Pärnut mul on 2 turniiri Gruusias, Futuresid samamoodi ja siis peale seda lähen teen trenni seal. Graafika paneb sul kokku, kes on sul endal ka mingi sõnaõigus? Väga mitte. Treener paneb tavaliselt. Kas sa Futuresite põhitabelis sa oled nüüd juba saanud? Ma praegu peast ei mäleta. Sa oled otse põhis? Pärnu on esimene. See on esimene turniir, kus sa oled otse põhis, jah? Esimene, muidu olen ma mõtlesin ka, et vist oled kvalit või mingid. Jaa, kvali on igal pool. See on suur abi. Ja see on ikka, seal kvali on vastik mängida, et seal on esiteks sa mängid ühel päeval 2 mängu, mis on väga raske ja siis otsustav sett on tiebreak 10-ni, et see on siuke nagu väga õnne peale, eriti kui on siuke Liiva väljak, kus on hästi palju valepõrkeid, et see on hästi selline, mulle väga ei meeldi see uus süsteem, mis nad tegid. Mis katete teil seal akadeemias mängite? Kõik kattad olemas. Kõik kattad olemas. Sees ja väljas ja ma olen ka käinud. Jah, seal on väga, kõik väga äge on see. Aga kuidas hooaegade kaupa siis hetkel olete veel Liiva peal või kuidas see vaheldumine käib, kes seda siis otsustab? No nii, kuidas turniir on, no. Ma arvan, praegu on palju turniiri Liiva peal ja vähe turniiri kõva peal, et siis kui rohkem turniiri kõval on, siis ma arvan, kui olime ka kõva peal ära. ITF-ilt vist muru peal ei olegi või? Ma ei tea küll, vist ei ole. Aga muru peal treenida oled saanud? Seal ei ole, seal muruväljakut ei ole. Seal on kõvakatte ja liiv ja
siseliiv ja sisekõva, et muru seal ei ole. Aga muru peal ma olen mänginud küll, jah, muidu. Palju sellest akadeemiast kui sellisest üldse tead, palju seal mängijaid võiks näiteks olla kokku? Ei oska öelda. Ei kujuta ette, see on palju. Aga ühikas mahutab mitu inimest? Toad on siuksed 3-4 ja neid tube on ikka omajagu. Palju. Aga korraldatakse teil mingeid ühisüritusi ka, mingeid väljasõite, saate turniiridele tasuta pääsmeid, midagi sellist? No ma arvan, kui sa hästi esined seal ja silma jääd nendele kõvematele ninadele, siis kindlasti ma arvan, nad organiseerivad välja mingeid asju. Aga praegu, kui sa neid futures'id mängid, siis ei ole midagi. Peab tööd tegema ja peab tulemusi näitama. Kui suur osa on sinu ettevalmistusest sellele, et sa jälgid nagu suurt tennist, et siin ma mõtlen, et kas te teete seda spetsiaalselt või igaüks vaatab ise nii nagu saab või analüüsite, vaatate seal Federeri Nadali mänguala kohe matšpall, by the way. Kummal? 5-3 Federer ees, 40 tasa 4. setis. 2-1 setidega Federer, päris põnev. Ega me vaatame küll mänge, me analüüsime ühe mental coach'iga, kellega ma hiljuti hakkasin tegelema, et temaga me võtame küll läbi neid mänge hästi palju ja analüüsime, et kuidas mis nad praegu mängivad ja mis taktikad on enamus kordi ja mida nad teevad punktide vahepeal ja et see on siuke, punkti vahepeal on, ütleks, et isegi olulisem osa kui punkt ise, et sul on palju rohkem aega oled nagu punkti vahepeal kui punktis sees. Te analüüsite, mida tipud teevad punktide vahepeal? Ja, et nagu mis on nende rutiinid ja rituaalid, mida teha ja. Okei. Aga see on individuaalne töö, et üks ühele, et see ei ole mingi klassiruumis mitu inimest koos? Ei, üks ühele. See toimub siis treeningute vahepeal, et füüsilist tööd ei ole, siis pead ikkagi maha istuma ja mõttetööd tegema. Täpselt. Puhkeaega ka jääb sinna? Jaa, ikka nädalavahetused on tavaliselt vabad. Et kui nädalavahetused ka trennid oleks, siis sureks ära lihtsalt. Aga mis selles väikses linnas, kuidas sa vaba aega sisustad? Tavaliselt magan ja söön. Ja muud midagi. Kuula muusikat ka vahest. Aga me oleme nii väsinud tavaliselt nädalavahetuseks, et kuna linn on mingi siuke autoga tund aega sõita, siis ei jaksa väga minna kuskile. Prantsuse keel on suus juba? Ei. Aga oleks seda vaja, tuleb see seal kasuks või ei tule? Kindlasti tuleb seal, prantslased ei räägi väga inglise keelt, seal on raske inglise keelega. Akadeemias on kõik ingliskeelne? Jaa, seal on ingliskeelne, aga mujal on küll väga raske ilma prantsuse keeleta. Mäletan ma õigesti, seal akadeemias on üks eestlane veel? Jaa, Mark Lajal. Suhtlete temaga ka? Jaa, kui ta seal on, siis me suhtleme kogu aeg. Ja käime niisama söömas seal õhtut ja oleme koos. Ja. Aga õhtut ikka oled oma ette tavaliselt rohkem puhkad. Aga video koha pealt tahtsime küsida, kas te sinu mänge ka vaatate üle, et enda esitusi? Ei ole mida vaadata. No nüüd on see finaal, mis on, aga muidu futuresitele ei kanta üle neid mänge. Et väga nagu ei ole palju mänge, mida vaadata. No Pärnus kannab ka Delfi TV. Jah. Oleks sul tänasest finaalist midagi õppida, tahad sa üldse vaadata seda uuesti? Jaa, kindlasti on. No üks asi kindlasti, mis mulle nii palju, kui ma tagasisidet sain, et ma olin liiga passiivne. Et ma oleks pidanud just enda nagu liikumisega, mitte kõvemini lööma, vaid nagu liikumisega rohkem vastu astuma ja võrku järgi minema, et ma jäin liiga selle koha pealt jäin liiga passiivseks. Ja kindlasti on seal mingeid muid asju ka, mida õppida, et igast mängust on midagi õppida. Palju sa suurturniiri Wimbledoni oled jõudnud üldse vaadata? No seis olen ikka vaadanud kogu aeg, et vaadata otseselt mänge nii palju ei ole saanud, aga seis olen ikka vaadanud alati. No meie tüdrukud teise nädalasse jõudnud, kellele pöialt oled hoidnud? Naistes. Naistes ja meestes ka? No meestes mina olen alati Nadali poolt, sest et mulle meeldib, kuidas ta mängib ja siuke raske töö ja füüsiline, et see on mulle nagu alati eeskujuks olnud, aga naistes, ei tea, ma naiste tennist väga nii palju ei jälgi, ainult siis, kui oma tüdrukud mängivad, aga muidu ei vaata. Riho võib meile update'i teha, mis see seis on siis? Vahepeal oli 2 matšpalli Federeril, aga endiselt tasamänge. Kes selle teie arvates kinni võiks panna see aasta? Djokovic ootab finaalis. Hoiame pöialt ikka seeniorspordile, ikka seenioritele.
ma arvan, kui Federer võidab, siis Nadali praegu, siis Federer võidab ka turniiri. No ma loodan vähemalt. No nendest üks võiks turniiri võita. ma kaldun sama arvama. Et siit selgub võitja. Aga selge, Riho, on sul paberil küsimusi veel? Ei oskagi midagi muud siin küsida rohkem, et me soovime kindlasti, et Kristjanid kõik tuleksid kaasa elama ja vaatama Pärnusse. Ja loodame, et Kristjanil tuleb vägev hea turniir ja head mängud. Jah. Suur respekt ja tänu loomulikult, et sa sellisel hilisel kellaajal nõustusid meile siia stuudiosse tulemast. Peale rasket finaali. Ja ei ole probleemi. Ja ma loodan, et me kohtume siin kunagi veel. Ja. Aitäh teile! Aitäh! Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.